Oleme Fotopointi ajaveebiga IFA 2013 messil tulnud Sigma väljapaneku juurde ja me tegelikult huvitas üks konkreetne objektiiv, milleks on siis Sigma 1835 püsiavaga 1,8. On üsna palju kõlakaid tekitanud selle kohta, uuritakse, küsitakse. Praegult veel justkui meil lettidel ei ole seda veel. Me saime täiesti töötava isendi siin kätte ja proovida ja vaatame nüüd lähemalt tema põhiomadused, miks ta nii palju huvi on tekitanud. Selle objektiivi kõige olulisemaks omaduseks on ilmselt see, et ta on 18–35 mm objektiiv, lainurk, aga ta on läbiva avaga ehk siis püsiavaga mõlemas suumi vahe otsas 1,8. Mis tähendab esiteks muidugi seda, et valgust tuleb rohkem läbi, aga palju olulisem on see, et ka täiesti 8 mm juures, lainurga juures saame me teha pehme taustaga pilte, ehk siis teravus-sügavus on täiesti hästi väike ja tuntav ja arusaadav. Et see on ilmselt üks tema põhiomadusi, mille pärast on tekitanud hästi palju huvi ja ilmselt saab ka üsna populaarseks. Ehituselt on ta siuke mõnus, ta on nii-öelda see uue tüüpi korpuse ehitusega. Nii suumirõngas kui teravustamise rõngas liiguvad ühtlaselt sujuvalt ja mõnusalt, ilma igasuguste nõksudeta ja hõõrumisteta. Mõlemad on kaetud kummiribaga, mõlemad on laiad ja mugav kasutada. Külje peal on meil autofookus, manual focus ehk siis käsitsi ja automaatse teravustamise ümber lülitamine. Peal on ka meil skaala, fookusskaala, mis on ka üldjuhul ikka just juba selline natuke nagu tippobjektiivi omadusteks reeglina olnud. Bajonet ehk siis kinnitus kaamera külge on korralikult metallist ehk siis selle objektiivi ehituskvaliteet on absoluutselt kindlasti väga hea. Tundub käes raske, tugev, konkreetne ja korralik ja loomulikult selle kujutise edasiandmisvõime on väga hea, et isegi lainurga puhul on siin öeldud, et ei ole täheldada erilist teravuse kadu ega ka vigneteerumist isegi 1,8 ava juures, mis on hästi oluline lainurkse objektiivi juures. Üks hästi oluline ja huvitav muudatus tegelikult veel selle objektiiviga seoses, seda on võimalik parandada ja parendada nii-öelda ja tarkvara uuendada arvuti abil. Selleks on spetsiaalne moodul, mis keeratakse objektiivi taha külge ja ühendatakse USB juhtmega arvutiga ja teil on võimalik näiteks teravustamise punkti õigesse kohta viia. Kui teie kaameral näiteks objektiivi teravustab ette või taha, siis seda on võimalik ise kodus väga täpselt erinevates fookusvahemikes paika panna ja lisaks ka siis hiljem näiteks tarkvara uuendada. Kui kaamera tuleb uus tarkvara, siis saab ka objektiivi tarkvara uuendada. See konkreetne isend on Canonile mõeldud. Sigma ei ole Nikoni oma veel päris valmis teinudki. Meil on siin vaatamiseks ainult näidiseksemplar, aga loodetavasti jõuab see objektiiv üsna peagi vähemalt Canoni versioon ka Fotopointi lettidele, sellepärast et APS-C sensoriga kaamerate kasutajate jaoks on ta kindlasti äärmiselt magus maiuspala.